Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja täna tegeleme Exceliga. Täpsemalt siis tabeli kujundamisega, valuutadega, protsendi arvutamisega ja sektordiagrammiga. Mul on siin nüüd Eesti Statistikaameti lehelt pärinevad andmed, mida ma veidi olen muutnud ja mugandanud, mis puudutab siis Eesti leibkondade kulutusi 2015. aastal. Ja mul on võetud siis siia Harjumaa, Ida-Virumaa ja Võrumaa. Ja siin on siis erinevad valdkonnad, nii nagu näha siis toit, eluase, transport, side ja nii edasi. Ma nüüd tahan täpsemalt, et kogu see lahter oleks siin ilusti nähtav, siis ma saan nihutada teda niimoodi, et kõik need sõnad oleks nähtavad. Võin siin üleval teha ka topeltklõpsu, nii, aga siis mul arvestatakse hoopis siis neid alumisi lahtreid ka, nii et ma saan seda siis nihutada niimoodi tagasi, nii nagu mulle sobib. No nii, siiamaani. Siis selle ülemise pealkirja, kus on see Eesti leibkondade kulud, selle ma valin kõik välja ja paneme selle nii, et oleks keskel. Merge and center. Nii, see on siin. Ja siis ma tahaksin, et need Harjumaa, Ida-Virumaa ja Võrumaa, et need oleks siis võrdse laiusega. Nii ma valin ära kõik need 3 lahtrit ja kui ma nüüd siit hakkan nihutama siit D-st, siis ta teeb mul kõik need lahtrid täpselt ühe laiuseks, nii et kui mul on teinekord vaja ühesuguseid, siis siin nad on. Nii, mul on antud need summad eurodes, ma võin siia ka lisada euromärgid. Nii, sellisel juhul ma valin selle ära ja nüüd valin, et siit, kus mul on siis need arvud ja asjad, et see on siis currency või siis valuuta, valin selle ja mul pandi igale poole siis euromärgid lõppu. Kui mind nüüd huvitab, kui palju need leibkonnad siis kulutasid kokku, teeme siia ühe rea juurde kokku, panen siis võrdusmärgi, nii nüüd kui ma juba hakkan summ kirjutama, siis ta mulle pakub, selle ma valin siit ja nüüd siis lihtsalt lohistan hiirt all hoides kõik need summad välja ja vajutan Enter. Nii, siis ma näen, et Harjumaal siis perekond, see 4-liikmeline perekond mul siis teenis 1902 eurot kuus ja nüüd seda valemit ma saan kopeerida, kui ma lihtsalt lähen siia alla selle väikse kastikese peale ja lohistan. Nii, ja nüüd ma näen siis, et Ida-Virumaal oli siis 1408 ja Võrumaal 1416 eurot kuus. Nii, võin veel vaadata, kontrollida, et kas need valemid on mul ikka kõik õiged, et siin arvutab siis C3 kuni C12. Jah, kõik on õiged. Nii, ja nüüd võiks siis teha uue tabeli, kus siis mul oleksid siis protsendid. Sellepärast, et nagu ma näen, siis kõik nad on teeninud erinevalt ja ma ei saa võrrelda, et näiteks et toidu peale, et ma näen küll, et siin Harjumaa perekond kulutas kõige rohkem, aga kas ta ka protsentuaalselt sellest oma sissetulekust kulutas kõige rohkem. Nii, ma teen siia kohe siia samasse kõrvale selle tabeli. Ma kõigepealt siis kopeerin ära siis selle ridade siis nimetused, siis võtame siit ülevalt selle maakonnad ka, teen nagu selle tabeli põhja valmis. Nii, ja nüüd siis siit peaksin ma siis hakkama arvutama. Ja selleks, et siis saada protsenti, peaksin ma siis jagama selle 410, siis sellega palju siis kokku tuli. Nii, kasutame jälle valemit, panen võrdusmärgi, valin nüüd siis välja, et võtab siit sellest lahtrist esimese arvu ja nüüd paneme jagamismärgi ja nüüd selle summa siit alt ja vajutame Enter. Nii. Aga praegusel hetkel mul ei tulnud siit protsent, selleks, et protsent tuleb, siis ma kas klõpsan siin selle protsendi märgil või valin jälle siit, et ta näitaks mulle seda arvu protsendina. No nii, ja nüüd ma siis näen, et siin oli siis toit 21,6% siis sellest teenitud palgast, mis nad kokku said. Ma võiksin nüüd ju seda valemit ka väga edukalt kopeerida. Nii, kui ma nüüd lohistan ta alla ära, siis paraku näen ma, et siin ta näitab mingisugust viga. Ja küsimus on siis selles, et ta nimelt hakkab mul siit kogu aeg alla minema, et kui tal alguses oli siis, esimesel oli siis B3 ja B13, siis nüüd näete on B4 ja B14. Ta jagab nüüd selle tühja lahtriga, siis ta saab mingi kummalise asja. Nii et sellisel viisil me seekord seda valemit kopeerida ei saa,
aga ma kustutan selle ära, valin need lahtrid uuesti ja vajutan delete. Aga tegelikult ma saaksin seda valemit väga edukalt kopeerida, kui ma kasutaksin dollari märke. Ja dollari märgid tähendavad seda, et ma ütlen selles valemis, et vot see B13 alati võta vot sellest lahtrist. Siis ma lähen siia valemi reale siia ette, vajutan alt-kõrriga, saan dollari märgi, paneme B ette dollari märgi ja 13 ette dollari märgi. Nii. Ja nüüd, kui ma seda valemit vaatan, siis siin ongi B ja 13 ees on dollari märk. Ja kui ma nüüd kopeerin seda valemit, siis vaadake, mis nüüd juhtus. Nüüd on kõik ilusti arvutatud, lõppu tuleb ilusti 100% kokku. Ja mul on siis, kui ma nüüd vaatan, siis näete, siin igal pool muutub ainult see esimene B8, B7, aga siin tagalt poolt see asi ei muutu. Nii kui ma tahaksin nüüd siin natukene ümardada, näiteks tahaksin, et see protsent tuleks ainult siis täis sellena, siis ma saan siit ka valida, et kas siis läheb juurde 0 komakohti vähemaks või komakohti rohkemaks. Noh, ma võin ka kasutada näiteks sellist ümardamist, kui ma tahan. Aga no, ma jätan praegu nii, nagu ta oli. Nii. Ja me teeme täpselt samamoodi siis Ida-Virumaaga ka. Jällegi võrdusmärk. Võtame esimese, jagamismärgi, võtame siit alt kokku, enter ja nüüd siis paneme ta, et ta oleks protsent. Ja jälle enne, kui me kopeerima hakkame, lähen siia üles, alt-kõriga saan klaviatuurilt dollari märgid, C ette dollari märk ja 13 ette dollari märk. Nii, ja jälle kopeerin siis hopsti selle siia alla ära. Nii ja Võrumaa puhul samamoodi võrdusmärk. Võtame siit selle esimese toiduosa, jagamismärk, nüüd siit kokku, enter ja teeme protsendiks ja lisame ühtlasi juurde siia dollari märgid, et näidata, et see on muutumatu osa selles valemis. Nii. Ja nüüd näete, tuli mul hoopis teistsugune asi siis siia ette, et nüüd ma juba näen, et näiteks Ida-Virumaal kulutatakse oma palgast kõige rohkem toidule näiteks. Nii et see protsentides asi näitab mulle palju selgema pildi. Nüüd aga teeme mõned diagrammid ka. Selleks ma nüüd kopeerin kogu selle osa, mis ma siit olen arvutanud, valin välja ja kopeeri ja panen ta siis uuele lehele. Lähen siin plussmärgiga ja kleebi. Nii, aga nüüd näete, mis mul juhtus, kui ma niimoodi kleepisin. Sellisel juhul juhtus mul selline asi, et tema nüüd ei leia neid valemeid üles. Ta ei saa aru, mida ta arvutama peab. Ja ma võtan korra siis sammu tagasi ja ma valin siis kleebi alt võt selle väikse noolekese ja kleepida on võimalik hästi erineval moel. Ma saan kleepida ainult valemeid, aga ma saan kleepida ka ainult väärtuseid. Nii et kui ma tahan, siis ma võin kleepida siit, näete, kas siis kui ma valin siis selle 1, 2, 3, siis tulevad arvud, aga ma valin siit kohe protsendi. Nii, ja nüüd tegelikult mul siin valemeid enam siin nüüd taustal ei ole. Et nüüd mul on jäänud siia ainult siis see protsent. Ja teeme nüüd siis väiksed diagrammid siis ka veel. Nii, ma natuke nihutan seda tabelit siin. Hopsti, ja teeme siis näiteks Harjumaa kohta ühe sektordiagrammi. Protsentide puhul on väga hea kasutada sektordiagramme. Valin ära nüüd siis selle kõigepealt siis siit vajalikud andmed. Võtan kõik need erinevad osad, seda kokku ei võta ja siis Harjumaa arvud. Ja siis lisa, insert ja valime siit siis sektordiagrammi. Nii. Nüüd saame siis siia panna ka Harjumaa perekonna kulutused 2015. Nii, ja nüüd on mul see diagramm olemas. Kui ma tahan näiteks ka lisada siia andmesildid, lähen siia sektordiagrammi peale ja teen parema hiireklõpsu ja valin näiteks add data labels, lisa andmesildid. Siis ta näitab mul neid protsente. Ja nüüd on natuke vaadata halb, sellepärast et kogu see legend on mul siin all. Ma saan valida näiteks niimoodi, et see legend on hoopis siin paremal pool ja hoopis mugavam on seda asja näha. Nii, ja no selle diagrammi ma saan siis ilusti
kleepida kuhugi teise dokumenti, kui on vaja. Ma näitan teile nüüd, kui ma tahaksin siis Ida-Virumaa puhul sama teha. Et valin siis välja kõigepealt selle toidu kuni muud ja nüüd hoian kontrollklahvi all ja valin välja siis selle teise osasid. Nii. Nüüd siis jälle lisa ja võtame selle. Nii. Ja nüüd siis, et pealkirja muuta, lähen siia üles, muudan ära, siis panen siit jälle vastavad lisan andmesildid ja panen siis niimoodi, et ta oleks mul ilusti siin paremal pool ja siis saan kõike muud ka siin muuta. Vajalikud asjad, suurust, diagramm tasub ka ilusti ära vormistada, nii et ta oleks ilusti vaadeldav. Et näiteks kui see tekst on liiga väike, siis ma saan siit kodulehelt seda kohe panna näiteks suuremaks, nii et kõiki neid asju saab siin siis ise vajadusel muuta. Nii, aga tehke teie siis nüüd need diagrammid korda ja Võrumaa kohta siis samasugune diagramm. Ja hea oleks, kui te näiteks kleebite need siis ka Wordi lehele ja vaatate, kuidas see välja tuleb.